Tere hommikust, et täna hakkame siis õunapuid hooldama, et selle kevade viimased õunaaiad siis varsti on pungad puhkenud ja õunapuude hooldustega enam ei tegele, kuid siis me tegeleme juba järgmiste teemadega, näiteks ohtlike puude raiega ja puuhooldustega. Kõiki õunapuid hooldusse me ei pane siin. Siin on ainult need orantside täppidega õunapuud, et sai peremehega nii kokku lepitud. Siis on see õunapuu seal. Et need pidid kõige paremad õunapuud olema, mis annavad kõige paremaid vilju. Seega esmajärve korras võtamegi need ette ja siis on need kaks siin. Pärast ma näitan töö lõpptulemust ja pange oma hinnang siis alla kommentaaridesse. Ja miks see siin on? Mis te arvate? Miks mina panin selle katte siia maha? Võib-olla kirjutate mulle ja annate teada. Ja olemegi saanud valmis töödega. Sellele õunapuul siin, et see siin, need kaks tükki. Siit lõikasin natukene tagasi, et ei peaks kasutama seda tuge. Õunapuu ja tema juured peavad hoidma puud ise püsti, et ei ole vaja mitte mingisugust tugesid siia alla panna. Siin on järgmine. Siin sai nüüd välja lõigatud väga palju ümber tüve keerus olevaid oksi. Et siin on näha kindlasti ristuvaid oksi jäi siin veel sisse, sellepärast et ma ei tahtnud liiga palju välja lõigata siit. Muidu ei oleks siit alles jäänud mitte midagi. Aga järgmisel aastal saab jälle võtta siit üht-teist. See on järgmine puu siin. Päris kenakene sai. See on järgmine siin. Sai ka palju ümber tüve olevaid oksi, mis tüve ennast pooma hakkab. Sai välja võetud. Võib-olla isegi mõni ristuv jäi sinna veel sisse, aga üldmunn on minu meelest päris hea. Kõiki ristuvaid oksi korraga ei ole mõtet ka välja võtta, et puud päris paljaks tõmmata ei ole soovituslik, aga mõni teeb seda. Ja siin on need viimased. Et minu meelest üldmulje sai päris hea. Kui sina vajad nüüd õunapuude hooldust, siis pane oma aeg kirja. Sellepärast ega sügis ka enam mägede taga ei ole. Varsti on sügis ja hakkame uuesti õunapuudega pihta. Seniks aga olge tublid.